mahuvad ja neil nagu hea tunne nagu sisse jääb, et see on ju... Mugavalt seal midagi öelda pole, et raske. Ekstra sööd Vaaksile, sealt võiks tulla ja sealt tuleb ka. Nii et esimene korv Eestile mängust, kui Stefan Vaaks. Sinisärkide mäng ikkagi nüüd sekundilt läheb paremaks. Vaaks, kas üks veel ja palun väga. No mulle tundub, et ei ole absoluutselt vahet, kas seal seljas on Viimsi särk, Kalevi särk, Providentsi särk või Eesti koondise särk. Et need esitused on ikkagi ühtpidi head. Hetkel esimesel veerandajal seda, mida ta ise tahab. Jõesaar, Vaaks, kas paneb kolmanda järjestikuse? Ja paneb! Ühe pani mööda ka juba eelmine rünnak, aga jaa, see ei loe, et mees paneb edasi ja paneb sisse, aga kaitses ka nüüd need samad Loomas. MBA-s suuri tegusid teinud, sarnaselt ka Läti naisterahvuskoondises ja ütleme nii, et vennas ei ole üldsegi mitte kehvema käega, aga Stefan Vaaksil on kohe vastus olemas. Ja tuleme punkti kaugusele. Meid 11 punktiga. Kaugvisked 4-3 ja lätlaste poolelt siis visati ühtlasemalt. Loom parimana sai kirja 9 ja kannab edasi ja särgi välja. Ja ma arvan, et Eesti korvpallisõpradel on ka tema väljakule tulemas. Hermet seisab hästi Siilitsi vastu ja Vaaks saab palli kätte ja siit tuleb ülevalt alla, ei tule. Aga kaks on needki. Stefan Vaaks on visanud Eesti koondise 31 punktist enam kui pooled ehk 16. Vabaks jätta. Ja Läti ujub taas lähemale. Kotsar, põrkesööt Vaaksile ja Stefan Vaaks paneb samuti palli korvi. Ja tema esimesed punktid teisel poolel. Et nad väga suure sammu tagasi tegid. Just täpselt. Nii et jääme siis huviga ootama. Et Jõesaarel selle... Mis nüüd juhtus? Tere Ameerika! See tuli küll ei kuskilt. Stefan Vaaks hüppas ja paugutas ja loodetavasti... Ja tegelikult temasugusel number 3 ei olegi rohkem kui 2 põrgatust üldiselt vaja. Me just nägime ka miks, et Vaaks paneb nii, et sisuliselt võrk ei liigugi. 23 punkti ja seda kõike